Pärtel-Peeter Pere jõudis laiema avalikkuse teadvusesse, kui Reformierakonna Tallinna piirkonnajuhina ta hakkas eelmisel suvel võitlema Tallinnas tasuta lasteaiakohtade eest. Tollase pealinna nelikliidu ülejäänud 3 osapoolt ei olnud sellega nõus ning Reformierakond sai tasuta lasteaiakohtade asemel kohad opositsioonipingil. Peeter Pärtel Pere tegi midagi sellist, mida ükski suhtekorraldusbüroo negatiivses mõttes ei suudaks. Ehk ta suutis Reformierakonna reitingu viia ajalooliselt madalale tasandile. Pärtel-Peeter Perega tegi Reformierakond 1-0. Oma piirkonnajuhi koha ta kaotas ja uutel sisevalimistel ei saanud Pere ühtegi ametiposti. Tagatipuks teatas ta, et tasuta lasteaiakohad ei olnud üldse asi, mida ta ise uskus, vaid ta täitis käsku. Ma olen sellele olnud isiklikult alati vastu ja kui mina pidin olema see ninamees, kes seda siin suvel kaitses, siis sellepärast, et Reformierakonna Tallinna juhatus andis mulle säärase käsu. Tänane tema kiri erakonnakaaslastele oli konkreetne. Ta astub erakonnast välja ning ta kirjutas: Kaja Kallase asjatundlikust, praktilisest, professionaalsest ja julgest mainest on saanud Kristen Michali otsustamatuse ja mikromanageerimise kooslus. Kristen Michal ise kommenteeris Facebookis, et lahkuminekuid on erinevaid ning ta arvab, et seda tasub teha väärikalt. Michal soovis edu ja sama soovivad Perele ka teised reformierakondlased, tõsi, veidi irooniliselt. Ja ma ei suuda selle üle ausalt öelda head meelt ka tunda, et nüüd 13 märts reede ka iseenesest. Ainuke lootus on, et Peeter Pärtel läheb ja võtab selle õudse reitingu ka kaasa endaga, mis ta meile kaela tõi siin eelmisel suvel. Me oleme pikalt vestelnud, erinevaid variante on olnud ja tõenäoliselt ta mõtles ka, et teha väike paus. Ma loodan, et see paus väga pikaks ei jää, sest et tema kirg Tallinna ja liikuvusteemade vastu on ikkagi väga suur ja see on väga kasulik kirg, et kui inimene midagi positiivset tahab teha. Aga kuidas jääb Pere süüdistusega, et Michal on otsustamatu mikromanageerija? See on tema arvamus ja igalühel on õigus oma arvamusele. Mina eelistan rääkida probleemidest sisemiselt, mitte avalikult. Kas aga Pere on taaskordne lahkuja ja osa suuremast lahkumislainest? Uppuvalt laevalt ikka rotid põgenevad, eks ole, aga see on ainult spekulatsiooni tasemel, et midagi sellist, et kõrge tasemel, A-kategooria poliitikud sealt väga kohe minema hakkaks jooksma pole kuulnud. Tõenäoliselt, kui me näeme neid liikumisi, siis see tõenäoliselt on seotud ka valimistega, mis võivad aset leida, siis lahkumised võivad rohkem aset leida sügisel, mitte praegult. No seda me veel näeme, esiteks valimisteni on aasta aega ja mina arvan, et Reformierakond läheb ikkagi selgelt neid valimisi võitma. Pärtel-Peeter Pere kirjutas juba oma erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et ta ei kommenteeri oma lahkumist ja kui tema kiri peaks avalikuks saama, otsitagu lekitajad reformierakondlased endi seast.